hommikust. Meil on siin jälle uus päev alanud. Kell on juba 10:41 ja täna on neljapäev. Ja mina olen kella 6 üleval koos Penelopega. Melinda ka tuli kella 6 ärkas. Ja nii me siis alustasime oma päeva kella 6 ja siis juba kella 8 oli mul isegi juba lõunasupp valmis tehtud. Et ma olen olnud väga tegus täna. Ja täna on üldse siuke väga tegus päev ja see nädal on üldse väga tegus. Et täna tuleb Iti. Ei, täna veel ei tule. Ja Iti tuleb ülehomme. Aga jah, et täna siis on meil selline lugu, praegu on Hermanni laulutund, sellepärast me oleme siin kõik see ülejäänud pere oleme siin ühes toas. Ja täna siis esiteks tuleb mulle IKEA kuller tulema kella 9 ja 1 vahemikus vist. Nii et IKEA ma loodan, et te kuulete mind. IKEA kullerit ootame täna, siis on täna veel selline lugu, et kohe kui Herman läheb Penelopega jalutama, minul on vaja tööd teha, mul on audit käimas, ma pean auditi materjale kokku panema, valmis panema, et audiitorile saata. Ja siis Herman tuleb tagasi, siis mõne aja pärast peaks meile tulema üks meesterahvas, kes on siis eritellimusmööbli mingisugune spetsialist, ta võtab meil mõõdud, võtab kaasa materjalinäidised, et siis saab lõplikult siis paika panna need kapid ja vidinad, mis meil on siis plaanis veel lisada kodule. Saame selle asja töösse, kuna sellel on ka tarneaeg, on arvatavasti juba läheb, ma arvan, aprilli algusesse, märtsi lõppu, ma arvan, et aprilli algusesse. Ja, aga et saab vähemalt siis selle töösse panna. Ja siis Herman vist läheb Viimsisse. Et ma ei teagi, mis tal täpselt vaja oli teha. Ma palusin tal auto ära pesta. Siis ma saan selle kindlustusega tegeleda, et autos pildid teha, mis ma selle ära lõhkusin esistangel. Ja siis mul on üks pakk jõudis, ma sain just sõnumi hetk tagasi. Melinda, vaiksemalt natukene, palun. Sain jagast ühe paki, ma tellisin ühe teki, täiesti tutuue teki sain. Mul on 2x2 nagu tekki vaja, ma ei leia kuskilt e-poest 2x2 tekki ja ma jagast leidsin uues pakendis teki. Siis see ja midagi oli veel täna. Kas täna rohkem siis midagi ei olegi või? Mis, Penelope? Aga täna Herman hakkab ilmselt asju pakkima. Ja siis Herman läheb homme Saksamaale Stuttgarti. Ja ta tuleb õnneks tagasi varsti, et ta tuleb pühapäeval tagasi. Nii et ma nüüd saangi näha, et kuidas ma nüüd lastega siin vahepeal, et lapsed on natukene kasvanud vahepeal, et kas ma saan nendega nüüd ise hakkama. Et mul kedagi abisse ei ole, aga meil tulevad külalised tegelikult sõbrapäeval. Ja kuna me oleme siin sõbrapäeval üksi, siis ma mõtlesin, et ma kutsun oma sõbranna perega. Teeme sauna, lapsed saavad mängida ja nad vist jäävad ka ööseks, nii et mõnevõrra mul lihtsam lastega. Aga siis laupäev ma pean nad ise tuttu saama ja pühapäeval juba Herman peaks õhtuks koju jõudma. Ja pühapäeval äkki mul tulevad vanemad äkki, sest et meil on üks peegel vaja ära paigaldada, et isa lubas aidata sellega meid. Nii et kodu hakkab meil vaikselt valmis saama. Muidugi on vaja need mingid seinad on veel tühjad, et mingid nipet-näpet, mingid mööbliesemed, pigem nagu disainivärgid, et ma ei ole üldse nagu selle peale mõelnud, mis pilte seina peale panna ja niisugused dekoratiivseid asju olema minimaalselt teinud nagu. Aga praegu keskenduma nendele suurematele asjadele, et need saaks tehtud. Lambid on vähemalt meil nüüd paigas ja suveks on plaan ka see muruniiduke ära soetada. Et see on ka kindlasti suurem väljaminek meie jaoks ja robot teisele korrusele. Et Instas ma tegin väikse küsitluse, mida soovitatakse. Et soovitatakse hästi palju Roborocki. Et vähesed soovitasid ka Xiaomit, aga Roborock oli ikka nagu ülekaalukalt erinevad siis mudelid. Et seda nagu kiideti. Et võib-olla siis peab ka vaatama seda Roborocki, mis
et mida see meile siis pakub. Vot, aga lähme siis tänase päevaga edasi. Toimus nüüd väike plaani muudatus. Õudne, kogu aeg on mingi kiire ja stress ja mingi pressimine on kogu aeg. Lapsed karjuvad kogu aeg ja kogu aeg on nagu see pinge ja kogu aeg käib nagu selline enesekontrolli test on kogu aeg, et nagu närvitest kogu aeg. Ühesõnaga, hoopis oli väike muudatus, Herman läks praegu poodi, Amazoni pakki ära, seal oli see leivakast, viivad tagasi, saadavad tagasi. Ja siis on vaja Melindal osta ujumisprillid ja siis basseiniplätud, sest ta hakkab meil käima ujumas kord nädalas esialgu. Aga ja vahepeal käis IKEA kuller, nii et ma teen siin teile väikse IKEA hauli ära vahepeal, et siis jah. Nii, ma avan siin samas siis teile need pakid ka. Esimene asi on Melinda tuppu üks väike vaibakene. Ma mõtlesin, et see nagu nii saab suht varsti ära lagastatud ja nii edasi, et siis ma võtan mingi väga lihtsa vaiba sinna ja siis põhimõtteliselt vaip on sellise pildiga nagu siin peal. Väike keksumäng ka siis korraks vaata, mis Penelope tahab. Ise tahad. Nii, siis Melinda tuppa, tema siis kirjutuslauale, lamp selline. Ma panen pärast üles ja näitan teile nad, kuidas on välja ka lähevad, aga siin siis selline lambikene. Siis sai talle veel selline öölambikene. See läheb siis kokku tema laelambiga, tal on laelamp ka samas stiilis. Siis pildiraamid, mul on Melinda toas ühes seinas Melinda pildid 3 tükki ja meil on nüüd tehtud sarnased vastsündinu pildid siis tehtud ka Penelopest ja kavatsen siis ka tellida fotod siis ka siia sisse ja teise seina panna. Siis tule meiega logirahvaga. Kui sa juba oled unine, aga ei ole tõde aega. My life. It's my life. Nii. Nii. Ja vaatame, mul on siin üks karpel ja vaatame siia sisse. Siin on Siin on voodipesu Melindale, üks komplekt veel lisaks. Selline safari teemaline või niisuguste loomakestega. Ja padjapüür ja tekikott. Siis üks voodilina veel varuks. Mul on 2 tükki ainult praegu ja üks veel varuks Melindale. Melindale veel üks komplekt voodipesu südamekestega. Ja lihtsalt üks süke armas padjake ka talle. Ma arvan, et ma lähen ja settingi need talle tuppa valmis, et talle väike üllatus teha. Tere! Meil on siin reede. Kell on juba otsapidi 2:30 ja ma olen siis lastega nüüd täna üksi. Herman läks kuskil 11 paiku ära. Ja tähendab enne 12, 11:40 läks kodust välja. Ja ma olen siis nüüd lastega üksi praegu. Penelope oli nii tubli, tegi jälle 2-tunnise uinaku toas. Et ta on nüüd hakanud tegema toas vahepeal hommikul pikka und. Muidu ta tegi toas ainult pooletunniseid sutsakaid, aga nüüd hommikuti ta on teinud mõnikord 2-tunniseid, mis on igati tervitatav. Aga tänu sellele, et ta tegi pika une hommikul, siis nüüd meil on see lõunauinak on näinud hilisemaks, aga see ei ole probleem. Aga täna on ta eriti hea, et ta tegi toas pika une, sest vist õueuinak jääb nüüd lühikeseks. Sest ma nüüd proovin teha niimoodi, et ma
tiirutan siin parklas ta magama ja panen ta siis terrassile. Aga ma ei tea, see tuul on nii kõva, et ma loodan tuul seda käru ümber ei lükka. Ja täna siis on jah, nagu ma juba siin varasemalt mainisin, meil on täna on külalised tulemas õhtupoole alles. Et proovime teha siis sauna ja võib-olla hästi aega veeta ja et jah. Ja nad jäävad meile siis ööseks ka. Tellisin sõbrapäevaks ühe komplekti. Tegelikult ma tellisin 2 punast süda ja ühe kiisu, aga kuller pani õhupallid. Mul oli jäänud veel see linnuke, et jätta tellimus ukse taha. Ja kuller oli pandud ukse taha sellise tuulega nagu täna. 15 meetrit sekundis. Ja oli pandud üldse vale maja ukse taha. Nii et siis Võlt tellis mulle uue ja ma ei tea, kas meelega nad tellisid topelt siis neid. Aga lastel on rõõmu sellest rohkem. Et ja Penelope saab ka mängida sellega. Kavalpea võttis sokiga. Olid ikka kõvel. Tere hommikust! Meil on juba siin käes pühapäev 15. Eile oli sõbrapäev ja eile käisid meil siis sõbrad külas. Sõbranna koos oma perega käis külas, siis tegime sauna, rääkisime juttu ja olime lihtsalt koos. Nad jäid meile ööseks. Ja siis nad olid eile ka veel kuni kella 4 meil, et käisime õues ja tegime lõunat ja tegime kohvi ja veetsime aega ja lapsed said mängida. Praegu on kell 7:55. Just panin Penelope esimese uinakusse. Täna oli mul siis või eile õigemini, siis ma pidin panema üksinda mõlemad lapsed magama. Ütleme nii, et sain hakkama ja oli kordades parem kui see, mis siin mõni aeg tagasi oli. Et jah, praegu siis sätin ennast valmis või teen ennast korda nii-öelda. Ja tänane plaan on selline, et täna siis tulevad mu vanemad. Tulevad vanemad külla. Isa paigaldab meile veel viimase peegli ära, millega me siin jamasime. Ta paneb selle ära. Siis ma tellin sushit. Nad ikka tahavad. Ma tea, Raplas väga laia valikuid ei ole nagu selliste. Mingi sushi seal vist on, aga mingi mega valik seal ei ole ja siis neile meeldib sushi ja siis ma tellin. Ja nendel on koju nagu seal Raplas üldse nagu, see on maakoht, et siin on väga niimoodi koju tellimist väga ei toimu. Ainult nagu isa järgi minna, siis. Mingi aeg peaks ka Herman jõudma täna õhtul. Nii et võib-olla isegi Herman jõuab niimoodi, et paneb Melinda ise magama. Ja siis algab jälle argielu, uus nädal. Aga täna jah, siis on niimoodi. Aga muidu sõbrapäevaks Herman tõi ka mulle lilli. Ta tõi mulle siis ette lilled, roosid, ilusad roosid, aga nii kahju, et nad ei püsi. Teie ka ei püsi siin. Et roosid juba järgmine päev olid ilusad pikad roosad roosid, aga mõned nendest olid juba ära surnud. Nii et ma igapäevaselt endale mingit suurt meiki ei tee. Aga ma ikkagi kulmud värvin ära, kuna mul on see püsivärv on ammu maha kulunud ja püsimeik ka tegelikult, kui Penelope juba kannatab, siis ma läheks teeks uuesti need püsimeigi nagu kulmud. Ja siis on nendega nagu
natuke rahulikum, ma ei vitsi ka hommikul nüüd uuesti värvida. Aja raiskamine. Niigi on seda aega nii vähe. Aga samas nad on liiga heledad minu jaoks. Mu naturaalsed kulmud on liiga heledad. Niimoodi, et nagu... Kes see tuleb? Melinda ka tuleb. Tuua, jah? Ikka tahad? Mine too. Issand. Meile Melindale on praegu see vaidlemise. Iga asi, ükskõik mis kõigele on vaja vastu vaielda. Ja vahepeal see viskab kopani üle. Nii, mis ma nüüd teen? Väärin ripsmed ära ja see on suht kõik. Võib-olla põsepuna panen ka natukene, aga see on kõik. Ma ei pane mingit muud asja rohkem näkku. Veel peaks pesu pesema, vana või eilse pesu peab kokku panema, et selles mõttes tegemist on. Mul pole peaaegu mitte ühtegi hetke, kus ma saaksin jalad seina peale visata. Suht koht kogu aeg on midagi teha. Ja tegelikult isegi rohkem näiteks koristamine, et koristamiseni. Selle ma jätan küll koristajate hoolda, et see ei ole mu lemmiktegevus ka. Aga mustas kodus ka elada ei taha. Eritellimusmööbliga meil siis sai nii-öelda mõõdutseid võetud. Sai ka see üks lisaobjekt läbi arutatud. Ja siis nad pidid meile juunise saatma ja siis vist lõpliku hinna, mis see tuleb siis nende materjalidega, mis me välja valisime ja tarneaeg ja kõik need asjad ja siis sissemaks ja läheb töösse. Tahaks küll juba. Tahaks selle kodu nagu lõpuni viia. Ära lõpetada selle asja. Nii, ma olen nüüd valmis ja hakkan siis panen uue portsu pesu pesama siis. Appi. Kas läks kappi? Läheb see. Ja pane käima. Pane käima. Tere sõbrad, alustame uut nädalat. Meil on täna siis esmaspäev ja kell on juba otsapidi 11. Ja praegu siis olen jälle lastega siin toas. Melinda mul siin värvib selle uue IKEA lambiga. Ma ei ole teile näidanud, kuidas need asjad siin toas välja näevad. Teen teile väikse ruumtuuri. No näitame lampi, näita. Ja see on Melinda lambike. Ja Melinda täitsa usinad kasutab seda ja täitsa vajalik. Näiteks see läheb kuumaks ka või? Näita, oota. See ei lähe kuumaks. Nii, siin on siis see lambike, sobib ideaalselt. Siis on see teine lamp meil siin. Paneme selle ka korra põlema. Ja see siis sobib tema selle laelambiga, mis on samas stiilis. On tegelikult selline veel põrandalamp ka, mille peale ma veel mõtlen. Järsku võiks olla. Ja siis on tema sõbrapäeva voodipesu juba kasutuses. Ja siis see padjake, millega ta armastab magada kusjuures. Ja see vaip, mis ka pakub palju rõõmu meile. Saad keksu hüpata, siin Kositiga ka hüppasite, on ju? Ja mis veel? See teine voodipesu ei ole veel kasutust leidnud, samuti ei ole veel pildiraamid kasutust leidnud, ma pean pildid tellima. Aga see, ma unustasin ise ära juba, see on Penelopele selle söögitooli pehmendus. Et siis see vist on täispuhutav, mulle tundub. Nii et see on ka, läheb varsti kasutusse, kui Penelope juba paremini, kui ta istub juba stabiilselt. Aga täna siis oleme siin, ma hakkan kohe omale tegema seda jalamaski. Jala need nahad on jälle läinud kuidagi paksuks.
et siis selle maskiga endal jalad natuke pehmemaks saada. Aga jah, tulemas on jälle huvitav nädal, et see nädal nüüd Herman on kodus, see nädal tuleb ka Ali tagasi. See tähendab, et ma saan jälle oma tööasjadele hakata keskenduma. Eelmine nädal oli natukene lappes, et tööd väga teha ei saanud, kuigi mul on tohutult tööd praegu. Et siis see nädal on selline tööle fokusseerimine ja et see nädal ma nüüd alustan ka Penelopega uuesti toidu proovimist, maitsemist, sest meil läks natukene seedimine korrast ära, et siis perearst soovitas pausi teha ja nüüd on jälle kenasti korras kõik ja nüüd hakkame uuesti. Et nüüd suvikõrvitsaga meil läks imelikuks, ma ei tea, kas asi oli suvikõrvitsas või milles, aga nüüd proovib midagi muud, et lihtsalt võib-olla kõrvitsad, brokoliga oli kõik korras ja siis vist võib pastinaki ka pakkuda. Magusaid ma ei paku igaks juhuks veel. Vot, et siukene lugu ja pärast siis, kui alla lähme. Praegu Issil on laulutund seal. Ja mis veel siis? Et kui te mäletate, siis ma rääkisin oma selle aasta nendest eesmärkidest, seal oli üks nendest, et saada lisatulu ja uskuge või mitte, aga mulle tehti tööpakkumine. Nii, et mul on siis homme ongi kohtumine, et kuidas üldse võimalik oleks praegu nii väikse beebi kõrvalt, et mind oodatakse ühte kohta tööle, ja mis vormis ma nagu tööd teen, kas siis lepinguga, töölepinguga või üldse mis lepinguga, et kas firmalt või kuidas. Nad vist tahavad, et ma töölepinguga oleks, mille vastu mul ei ole mitte midagi ja tänapäeva seadused nüüd sellest aastast ju lubavad. Ema puhkusel olles ka tööl käia, ei ole mingeid piiranguid ega midagi. Et vähendati seda emapuhkuse piirmäära ja siis selle asendati siis sellega, et võib käia tööl, et ükskõik kui suure sissetulekuga. Et siis ei vähendata seda emapalka, nii et mul on võimalused. Aga eks seda siis kõik peab arutama seal koha peal, et homme ma lähengi, võtame, Linda pean kaasa võtma. Herman läheb Penelopega jalutama ja siis sellel ajal peab siis ajastama niimoodi. Tallinnas siis peab sõitma. Ja tunnike on siis kohtumine ilmselt nii, et lähebki täpselt 2 tundi siis sinna sõit, kohtumine tund ja tagasi sõit. Ja siis äkki jõuame läbi hüpata Ülemistelt, ma saan oma need püksid tagastada sinna Sarate. Siis lähme ka kontserdile iPad vaatama. iPadi võtame kaasa jah, et ma siis kohtumisel saaksin keskenduda, siis meil Linda peab olema iPadis. Nii et jah. Ta on selline väga suke huvitav nädal tulemas. Ali tuleb neljapäeva öösel ja suke huvitav. Tulge siis kaasa sellele nädalale. Meil on siin jälle pasta õhtu, iga kord ma vlogin ja Herman on kodus, meil on pasta õhtu. Meil on pasta õhtu, et ma ei taha nagu gluteni toetada. Aga vahepeal on ikka vaja. Vahel on vaja. No mina olen olnud tubli, mina ostsin neid mungo nuudleid ja siis munanuudleid, aga sina ostasid ikka tavalisi, jah? Aga ma pean toestama üks asi. Kui ma käisin Saksamaal, ma sain ühe väga hea pizza, aga öösel ma ei saanud magada. Mõelge selle peale. Nii, mis siis meil on, mis see on? Siin on haklihaga. Hakliha, sibulad, küüslauku, paprika ja seller on ka ja puerro ja siis on ka tomatipasta ja siin on al dente pasta all'olio on italiano italiano on meil siin ju. All'olio, italiano on seal, vaadake. Siin on Itaalia, otse Lõuna-Itaaliast, siin on toodetud tegelikult viinist, aga tegelikult see tuli Lõuna-Itaaliast, toodud viinist. Ja see on Hispaaniast, aceite d'oliva. Ja siin, siin te saate näha seda intensivity, et see on number 2. Aga need, mis on väga-väga intensiivsemad, tegelikult on väga-väga head, kvaliteetsed. Ja see siis läheb peale koos sellega. Rucola. Koos rukulaga. Okei, kas sa serveerid meile? Vaatame, kas sa oled olnud tubli? Olin ju, hommikul tubli. Penelope on meil siin. Seda tegelusmatti meil eriti enam vaja ei ole, sest ta on kogu aeg kõhu peal, ta ei ole nõus enam olema eriti selja peal. Penelope, mis sa teed seal?
Penelope! Paneme käes sulle natukene rukule ka, okei? Kuku! Penelope! Emme on siin pool. Kuku! Nii, oota. Olla! Mis teed? Närid, lutsutad siin, jah? Mis sul siin on? Oi, kui mõnus. Njam, njam, njam. Meil oli kokkulepe. Nii, mulle serveeriti pasta ja teen siin ühtlasi tööd. Teen 2 asju korraga. Ära pähe vajuta, eks. Tere taas, oleme jälle siin lastetoas, aga täna meil on siis käes juba, ma ei tea, mis päev. Kolmapäev või teisipäev äkki? Ei, Tuesday, teisipäev. Ja täna siis on mul see päev, et ma pean minema sinna nii-öelda võimalikule töövestlusele. Või noh, kuidas ma ei oska seda nagu nimetada. See ei ole nagu ametlik töövestlus, aga väike nagu arutelu, kas ja kuidas ja mismoodi üldse need asjad võiksid toimuda. Ja Melinda tuleb minuga kaasa, kuna meil ei ole Alid praegu, et siis ta peab minuga kaasa tulema sinna kontorisse. Hermanil on praegu laulutund ja kui laulutund on tegelikult vahet ei ole, millal see laulutund lõpeb, aga kell on praegu 11 ja 13.30 on see, ma arvutasin välja, nagu peame nagu autoga välja sõitma. Ehk siis 13.30 ma pean ajastama täpselt Penelope riidesse, kärusse, Herman läheb jalutama ja meie Melindaga lähme siis Tallinnasse. Aga jama on see, et mul oli tegelikult välja kalkuleeritud, ma arvestan tema nende unedega umbes on 30-40 minutit toas. Aga täna hommikul ta tegi peaaegu 3-tunnise. Ehk et ta ärkas mingi 5 läbi mingi 40 minutit ja siis pärast seda ta läks magama kell 7 ja ta tegi peaaegu 3-tunnise une mul esimese uinaku nii-öelda. Tavaliselt ta teeb 30-40 minutit. Tegi 3 tundi, nii et lõi kõik plaanid segamini, nii et nüüd ta peab olema ärkvel mul peaaegu üle 3 tunni. Ma loodan, et ta peab vastu. No küll ta peab. Eks ta lõpupool natuke viril on, aga siis ta saab jälle pika une teha, lõunaune õues. Et nüüd natukene jah, siuke nibin-nabin läheb see, aga jah, proovime hakkama saada. Ja siis üldiselt, kui tal see üleväsimus nüüd tänapäeval tekib, et siis teda on kerge rahustada võrreldes sellega, mis ikkagi päris imikueas oli. See oli ikka nii tore, et need ajad on möödas, et nüüd on ikkagi võimalik teda rahustada päris kergesti. Aga jah, eks siis me räägime siis, kui me oleme seal kohtumisel ära käinud. Käisime just kohtumisel ära ja jõudsime hüpata läbi ka, väike on see, jõudsime hüpata läbi ka sellest Ülemiste keskusest, nüüd sõidame koju. Herman kirjutas, et Penelope on juba ärganud, aga midagi hullu ei ole, poole tunniga saavad hakkama. Pool tundi sõidame siis koju umbes ja kohtumine oli tore, selles mõttes mul on nagu, kuna ma seal ennem töötasin, siis nagu tore koht, aga eks ma pean ikkagi läbi mõtlema, kas see on realistlik, kas ma saan reaalselt nagu võtta endale tööd praegu ja tähendab, ma saaks, aga kas see on nagu realistlik tehtav sellise koormusega, mis mul praegu on võimalik teha ja kas ja kuidas ka pikas plaanis, et kas see on see töö, mis pakub mulle pinget, sest seal oli päris palju lahtisid asju, lahtisi otsi. Mul ei ole paberit, Melindita. On ju seal. No võta. On jah siin paber. Kukkus või? Ei, siin kukkus. Ma ei saa praegu taha vaadata. Pärast võtan. Ühesõnaga, ma pean nüüd natukese mõtlema. Mul on vaja kindlasti abilist, aga kas oli variant, et kas ma saaksin kasutada enda abilisi teenusena või siis palgatakse abiline nende poolt, aga mingi abiline on vajalik kindlasti ja üleminek tegelikult tuleks kohe, ASAP,
ehk siis asju peaks hakkama üle võtma ASAP ja no mis iseenesest minul ei oleks probleem, lihtsalt vaja urgunnida. Aga no see ülevõtmine on nagu, see ei ole ju iga tööpäev, et see on nagu lepime kokku mingi päeva, mingi nädal, ma arvan, et siis asju oleks vaja ühesõnaga kohe üle võtma hakata minul, aga assistent peaks reaalselt hakkama tööle ja abi juba osutama nii pea kui võimalik, sest seal on ka audit, tegemist on ikkagi nagu raamatupidamistööga, aga ma pean mõtlema, ma pean neile tegema pakkumise ja siis vaatab edasi, sest ma pean ka oma firma siseselt asju hakkama nüüd väga ümber korraldama, et atra ümber seadma nii-öelda, sest ma ise siis enam üldse enda firma asju, ütleme, väga minimaalselt, ma arvan, ainult sellised halduslikud küsimused jäävad mulle, et ma ei saa enam raamatupidamist üldse oma firmas siis teha, ainult klientidega suhtlemine ja sellised halduslikud küsimused, konsulteerimine. Nii et siis mul tuleb kõik ära delegeerida, mis oli tegelikult minu eesmärk, aga see asendub lihtsalt teise asjaga ja samas see teine asi on see, mis mulle toob sissetuleku. Nii et vaadake, aga paned soovid kirja ja juba aasta alguses kohe juba hakkavad asjad täituma. Äge. Nii see manifesteerimine käib. Aga vara hõisata, kõigepealt tuleb asjale realistlikult otsa vaadata. Nii, aga me liigume nüüd koju, meil on tee peal veel üks pakk ja mul on tegelikult see rapakk, nii et ma saan teile mini-hauli veel teha. Ühe minimahauli, ma need valged püksid panin tagasi ja vaatame, mis ma asemele tellisin kodus siis. Kodus näeme. Me jõudsime just koju ja siin on mul siis see rapakk, mille ma peale korjasime Melindaga. Ja ma nüüd kibekähku avan seda koos teiega, mul lapsed all ootavad, nii et teeme seda kibekähku. Nii et oma eelmise hauli, Zara hauli lõpus mõtlesin, et ma proovin siis tellida need valged püksid Levisest, aga ma mõtlesin, et järsku prooviks ikka korra veel neid Zara pükse. Lihtsalt suurust väiksemad need heledaid ja siis ma võtsin veel ühe teise lõikega ka heledaid ja vaatame siis, kuidas need mulle istuvad. Teeme siis paki lahti. Võtsin ka selle sama pluusi, mis ma praegu seljas on mul must, võtsin pruuni samasuguse, sama suurus, proovin selga ka. Ja siin on siis need suurus väiksemad püksid ja saate aru, sellel on isegi hullemad need jooned. Ma ei tea, kas see on normaalne asi või? Kas see on normaalne? Nii, need on küll väiksem suurus. Proovime jalga. Ja siis täpselt sama, vist päris sama materjal ei ole, aga sama värv on. Lihtsalt lõikega mid-rise, slim leg, full length, sellised. Proovime siis mõlemad jalga ja pluusi selga. Nii, sõbrad, püksid on nüüd jalas, see on nüüd, jah, nad vöökoht ja see nüüd istub nagu oluliselt paremini. Aga teate, see pikkus on nüüd nagu, nad ei ole maani. Ma ei tea, kas te näete? Oota, ma saan seda natuke allapoole, et see pikkus jääb nüüd niimoodi hoopiski, et tegelikult ei ole vist täitsa okei nagu. Ma ei tea, kas nad võivad pesus kokku ka tõmmata. Et tõkkita, kui ma vajan tule põlema. Kas on parem, ma ei tea, teen päevavalguses. Et iseenesest ülevalt need istuvad nüüd väga hästi, nii nagu ma tahaks. Aga alt ma mõtlen, kui ma panen jalatsid jalga. Aga siis samas väga hea ju, et valged püksid ei lähe vastu maad. Nii, ma proovin siis need sirgelõikega ka jalga. Nii, need ei ole nüüd nii stretchid, see on ikka teine materjal. Ja lisaks nad nagu, minu meelest, ma ei tea, kas see on tänapäeval siis keskmine värvel või? Et nagu need on küll mulle kitsad. Ja nad on nii
ma ei tea ka. No tundub jah ikkagi kitsad. Ei ole mugav olla. Ja minu meelest on see madal värvel. Nagu madal värvel. Ja noh, nad on sellised. Samas ma ei tea, mis nende maksumus oli. 45, need olid isegi kallimad kui need teised. Kas ma istuda saan nendega? Jah, samas teksa nagu hakkab venima. Et siis nad oleks võib-olla väga täpsed mulle. Just istuks hästi, praegu nad pigistavad. Võib-olla, kuna nad on nagu lühemad, nad ei ole maani, siis võib-olla on just vaja suveks selliseid ka, mis ei oleks maani. Nii, aga see topp on nagu võis oodata, nagu see must topp, lihtsalt pruuni värvi, aga sellega minu haul praegu piirdus. Kummad püksid teile rohkem meeldisid, kas nüüd tundub, et need heledad püksid istuvad mulle paremini? Anna mulle kommentaarides teada.